Ma olen tõepoolest väga palju aastaid omavalitsuses töötanud ja nüüd mõned aastad Kobras osaühingus. See on andnud sellise päris hea võimaluse peeglisse vaadata mõlemalt poolt lauda. Otsa siis teades mõlema poole võib-olla nõrkusi või mõlema poole ootusi, mõlema poole probleeme. Ja ma püüan neid kuidagi täna natukene sõnastada mõned märksõnad, mõned paradoksid teiega jagada ja teie tagasisidet ka selle kohta saada võib-olla. Õige korraks siia näitan meie Kobrase tegevusi, kus mitte üle ainult KIS-ist, vaid üleüldse ruumiandmetest rääkida on väga palju selliseid valdkondi, võib-olla esmapilgul isegi rohkem kui esmapilgul mõtelda oskate, kus siis üks ettevõtte või äriühing võiks KOV-i partneriks olla. Väga paljude erinevate tööde ja uuringute, planeeringutega, keskkonnaalaste uuringutega, geodeesiaga, vesiehitistega, igasuguste mõjude hindamistega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, 3D-ga visualiseerimisse, geodeetiliste aluste plaanide koostamisega. Nii et neid koostöökohti on tegelikult tõepoolest väga palju, kus omavalitsused puutuvad ju kokku ettevõtetega, äriühingutega ja nende poolt koostatavate teenustega. Ma võib-olla enda fookust natukene peatun kõige rohkem nende planeeringute kaudu, sest seda valdkonda oma kogemuse tuginedes arvan kõige paremini teadvat ja fokusseerin natukene sinna poole, et on siin keskkonna ja geoloogia ja teesi valdkonnas on kindlasti teised inimesed, kes seda palju paremini teeksid kui mina. Aga vaatame siis natuke või mõtleme koos nendele asjadele, kui äriühing on KOV-i partneriks. Laias laastus ehk olete minuga nõus, et seal on need 4 küsimust, et aeg, teadmised, vahendid ja oskused. Et kui kas või ühele nendele vastab KOV eitavalt, mida tal ei ole, et siis pöördutakse ikkagi hanke või mis iganes vormis, siis vastavalt seadusele mõistagi, siis ettevõtete poole, et mingisugust tööd teha. Ja kui ei ole aega või ei ole teadmisi, vahendeid, oskuseid, midagigi ei ole nendest, siis on mõistlik ikkagi ettevõtetega rääkida, kes seda töid igapäevaselt teevad. On päris keeruline tegelikult, ma saan aru, et KOV-idel ongi päris keeruline vahel anda sisendinfot või oma just KIS-i kontekstis mõeldes ja selle ootustulemusele kirjeldada, kui ise ei kasuta, ei tea, kuidas sa siis õigupoolest kirjeldad, mida sa tahad, kui sa ei tunnegi seda valdkonda väga. Ja sealt pealt tekivad palju küsimusi, palju arusaadavaid küsimusi, aga natukene võib-olla ka sellist asja, kus soovida võib igasuguseid tulesid ja vilesid. Ma oma kogemustel tuginedes mõtlen, et või olengi järjest rohkem taandunud sellele, et ei pea olema väga palju tulesid ja vilesid. Iseenesest esripäevad on väga äge koht, juba sellepärast, et kui näed, et nii palju õhinapõhiseid inimesi näitavad, mis on kõik võimalik, mida saab teha ja mida nad on teinud, aga väga sageli on, sa pead seda oma organisatsioonis suutma maha müüa, et sul on tõesti inimesed, kes seda kasutavad ja kuidagi neid suudavad kasutusel võtta ja ma kujutan ette, et Tarkus võis olla päris äge, panevad kõik need oma bussipeatused kirjad, eks ju, aga enamus inimesi tegelikult ei tea nendest bussipeatuste täppidest joonisel mitte midagi ikkagi. Oi, väga vabandan. Et kui midagi on täis soditud, siis ikkagi võetakse tegelikult telefon ja sõimatakse kellelgi nägu täis. Ja sellise ootustulemusele ja sisendinfo, ma lihtsalt rõhutan, kui hästi oluline on selliste koostööprojektide puhul mõtelda, et mida soovitakse, kui palju soovitakse ja milleks seda tegelikult kasutatakse.
mõned märksõnad, mis sellise koostöö ja sümbioosi juures ka kindlasti tekivad. Justkui ilma, et oleks vaja teda kuidagi üle võimendada, aga ikkagi ei saa seda jätta ka kõrvale öelda, et kui sageli tuleb seda ette, KOV-i jaoks on aeg põhjalikkuse teenistuses. Tõepoolest mõeldakse pikalt, põhjalikult ja see ongi ka õige ja mõistlik, aga on ka väga-väga palju nagu seda ikkagi see, kus on üsna tavapärane paraku, kus tegelikult need planeeringumenetlused on üle tähtaja ja nagu ei saagi tegelikult midagi ette võtta, et ikkagi mõeldakse kaua ja põhjalikult, aga see ei ole enam nagu päris põhjalikkus, vaid see on nii-öelda venitamine. Et selle õhkõrn piir võib-olla on nende vahel olemas või vahepeal nii-öelda tööd nagu ettevõtte jaoks on aeg raha. Et see on niisugune reaalsus, ilma et kedagi ma kuidagi mõistaks hukka või arvustaks, aga see on reaalsus, kus me sageli ettevõtetena ootame tegelikult, et KOV oma seisukohti nagu selgemalt väljendaks, kiiremini kujundaks ja nii edasi. Kogu selle paratamatuse juures pikalt ja põhjalikult mõelda. Ega siis see demokraatia ei ole meil ei kiire ega odav, eks ju, ja nii see lihtsalt on. Kui me koostame erinevaid töid, näiteks planeeringuid, siis üsna sageli tuleb ette seda ka, et mingi joonis ja seda nagu tõlgendatakse erineva eesmärgiga. Ja see ongi ka oma teatud paradoks selles ja oma teatud paratamatus selles. See on mul ühest tööst konkreetsest, näide on küll juhuslik olnud, aga konkreetne. Kuidas ongi KIS kui planeeringu loomisel sellise visiooni löömise tööriist, mis võiks siis näidata, kuidas üks kavandatav 2+2 maantee, sinna kavandatud on üks suuruluki tunnel ja siis oleks vaja nagu näidata, kas see seal reaalselt töötab ja kuidas ta siis töötaks, et see rohevõrgustik tegelikult ei katkeks, et ta toimiks. Ja see on nagu see visiooni pool, et me seda näitame. Et kus KIS see siis nagu näitabki sellise nagu võimalust, ei püüa seda seadust konservatiivselt tõlgendada erinevalt nii-öelda KOV-ist, kes tegelikult hakkab vaatama ju seda mitte lihtsalt seda, et see ökosüsteem toimiks, vaid nii-öelda inimesed väljendavad eelkõige enda huvi, mitte looduse omi. See on üldse selline keskkonnafilosoofia huvitav probleem. Aga siis vaatame, et see torditükk ikkagi läheb minu maas seal kuidagi üle, et mida see seal ikkagi tähendab, mida mulle keelatakse, mis kuramust hakata mul raieid keelama nüüd või. Et see rohevõrgustik tegelikult töötaks. Ja seal ongi, et ühtepidi me näitame töös selliseid visiooni, seda võimalust, kuidas midagi tagada, teist poolt tekib selline looduse ja inimese huvide vastuolu, et ei, see mulle küll ei sobi, et nüüd hakata mul siin raieid keelama selle torditüki sees, et seal ei tohi ma äkki mingid puid maha võtta ja et need on sellised paratamatud asjad, kus keegi peab, ehk siis KOV on see õnnelik ja õnnetu, kus siis peab neid kompromisse otsima avalike huvide ja isiklike huvide, nii-öelda inimeste huvide vahel ja need on ka selliste lepingute puhul tulevad tavaliselt, me kunagi ei tea, kaua see kestab. Ja see võibki lõpmatuseni jääda, sinna võib tellida neid analüüse ja ekspertarvamusi nii-öelda pihuga, eks, peale selleks, et nii-öelda põhjendada selle vajalikkust või tõestada, miks see ei ole õige. Ja ega siis sageli need meie maakonna planeeringud ka väga abiks ei ole selle juures. Võib-olla selle koha pealt ma näitan veel midagi eraldi, aga see on üks selline valdkond, kus me puutume palju kokku, me anname nii-öelda nõu ja teeme siis mingisuguseid ettepanekuid. Üks niisugune väike paradoks on see, et mida täpsem, detailsem, seda kiiremini muutub seda ebatäpseks. Selliste nende tulede vilede küsimus on võib-olla ju lihtne aru saada, kui ikkagi lihtsalt, kui me näitame nii-öelda mingit teed kui joonobjekti ja ütleme, et mis on selle nimi, siis suure tõenäosusega on see teadmine väga pikaks ajaks selliselt.
aga kui me hakkame neid andmeid nii-öelda rikastama igasuguse informatsiooniga, et kes seda teed hooldab ja millal seal viimati tolmutõrjet on tehtud ja millal sinna koorem kruusama on veetud, siis mida selliste andmetega põhjalikumaks minna, seda kiiremini muutuvad nad ka ebatäpseks, sellepärast et järgmisel aastal nad ei ole enam päris need. Võib-olla, kui siis neid töid tehti nii nagu plaanitult. Ja seda peaksid ka nagu COVID nagu hästi nagu mõtlema, kui me midagi teeme, välja pakume, et kus maal on nii-öelda see mõistlikkus, ega siin ei ole mingit ühte reeglit, aga siin kuidas KOV soovib ja niimoodi me teemegi, lihtsalt tuleb mõelda, mis saab nii-öelda edasi, kui see töö saab nii-öelda läbi. Ja siin on ka, et ikkagi, et meie ettevõttena küll anname siis parima selleks, et see analüüs oleks kvaliteetne, mis me teeme, kuid me kuidagi ei kanna seda vastutust nii-öelda KOV-i ees, kes teeb otsuse. Niimoodi. Veel mõned sellised väiksed märksõnad ja paradoksid, et me näitame tõepoolest seda, KIS on teatud mõttes ju selline kompromissitu. Me paneme need nii-öelda meetrid nii-öelda paika, näitame, kus mingisugune nõue nii-öelda algab ja lõpeb. Me saame näidata küll erinevaid variante, kuid KIS ei tee kompromisse. Et näitame selle erandit, kas ta on seal EKV sees või ei ole. Me näitame selle ära, ei ole vaieldav. Niimoodi, kuid me ei saa otsustada, kas see erandi tegemine selles kohas nagu ehituskeeluvööndi vähendamiseks on põhjendatud või ei ole. Et see on paratamatult KOV-i otsus, me võime küll anda oma selgitused kaasa, miks meie arvates seda saaks, võiks, peaks üritama, küsida, tegema, kuid me ei saa kuidagi otsustada. Et kas see on põhjendatud antud kohal või ei ole. Ja ausalt öeldes ega kellelgi ei maksa luua neid illusioone, et võib-olla Harku tõi siin ka paar head näidet, aga ma ütleks, et ei maksa luua illusioone, et liiga sageli on need KIS-i-põhised otsused siis, või KIS-i-põhised nii-öelda arusaamad või väljundid nii-öelda otsustamise aluseks. Ei ole. Väga sageli on selleks hoopis mingisugune koalitsioonileping või poliitikute kokkuleppe või mis kurat veel iganes, eks ju, osades vabandust. Aga nii lihtsalt on. Et ei maksa arvata, et te teete siin tohutu töö ära ja pakute kõigile mingid väga teadmisepõhised nii-öelda pildid ja siis otsustatakse selle üle. Ei, volikogud siin alles moodustati, pooled ei saa veel võib-olla arugi, mis toimub. Jah, et mis asi see on ja mida mille põhjal tehakse ja ma ei tea, karjatage mulle vastu, kui tunnete, et see on kuidagi teisiti. Nii. Ootused KIS-ile, et ütlen kohe, et KIS ei ennusta, kas lahendus on elluviidav. Ei ennusta. Me näitame, et lahendus, milline on võimalik lahendus. Aga see, kas ta on elluviidav, me ei tea tegelikult, kas arendajal tegelikult on selleks raha ja kas nii-öelda siis poliitikud lepivad kokku ühes või teises või nii-öelda kolmandas ja kuidas see tegelikult üldse mingil hetkel seal kuskil valla arengukavas või eelarve dokumentatsioonis kuskil nii-öelda kajastust leiab, eks ju. Et sa võid küll ära põhjendada elanikkonnaga, et siin on meil kõige rohkem elanikkonda ja see kergliiklustee on kõige rohkem vajalik ja nii edasi, aga see ei tähenda, et see sinna nii-öelda tuleb. See tuleb hoopis kuskile mujale ja hoopis mingitel muudel põhjustel. Et sellega tuleb ka paraku nii-öelda võtta seda, kui nii see elu käibki, võiks öelda, eks ju. Et ei ole sellele alati ratsionaalseid selgitusi. Et niimoodi on, kui me nii-öelda koostööd teeme. Ja tegelikult ongi väga hea ka lepingulises suhetes, et näiteks planeeringute puhul on tegelikult ju üliraske väga detailselt kirja panna kõike täpselt, kuidas nii-öelda toimub, sellepärast, et me kunagi ei tea, kes mida vaidlustab, kui kaua keegi siis seda mõtleb, kui palju edasi-tagasi loksutatakse neid
küsimusi omavahel, kuidas soovitakse vastata, mis põhjusel kellegile midagi vastatakse ja kaua see jama kõik aega võtab enne, kui me saame uuesti siis sisulist tööd edasi teha. Et siis ongi väga hea, kui kõige lihtsam ongi, et inimesed omavahel, see, et inimesed erinevaid asju arvavad ja mõtlevad erinevalt, ei ole ju üldse probleem. Küsimus on seda, et kuidas me omavahel räägime, suhtleme, püüame neid lahendada ja teineteist aitame, siis on hea see koostöö KOV-i ja ettevõtte vahel. Üks märksõna, millel ma tahan peatuda, on kindlasti see, on ju rääkime palju nendest andmetest ja nende täpsuse vajadusest ja nii edasi. Et üks selline, mida ma väidan, on see, et avalikud andmed on tegelikult samaaegselt kohustuslikult kasutatavad ja väga ebatäpsed. Ma siin näiteks, et tume mustaga need piirijooned on näide ühest maakonna planeeringus kajastatud rohevõrgustiku koridorist. Me näeme, et tegelikult on see lihtsalt selline arvutuslik koridor, mingisuguse ette antud laiusega ja ju ei kajasta tegelikult mitte mingil viisil seda, kuidas see rohevõrgustik tegelikult toimib. Õnneks selline kogu rohelise ja looduslike ja poollooduslike koosluste tegelik olemus või see ökoloogiline sidusus toimib võrratult palju paremini, kui meie seda mis tahes viisil joonisel kajastada suudame. Ja küsimus ei olegi selles siis tegelikult nii-öelda see geomeetrias, vaid selles, et kuidas siis, kuhu, millised tingimused seatakse. Ja nüüd antud juhul siis nagu maakonna planeeringust võib käest välja lugeda, milliseid tingimused kõik sellesse arvutuslikus tume viirutusega koridoris siis kehtivad. Tegelikult see roheline näitab, ütleme tegelikult sellist looduslikku seda seal all, seda rohelist massiivi. Nii et kui me neid hakkame midagi muutma, siis me peame lõputult põhjendama seda, miks me seda teeme ja see kuulub selle asja juurde, kuidas me midagi muudame. Ja mingil moel on kujunenud sellised avalikud kohustuslikud andmed, nagu öeldakse see pühaks lehmaks, millest peab tingimata kinni pidama, mõtlemata, millise laiuse pintsliga see on omal ajal sinna joonisele veetud ja mis filosoofiat ta siis endas kandis. Inimesed ikkagi üldiselt üldplaneeringu tasemel juba ei saa olla väga filosoovid, siis nad hakkavadki mõistlikult küsima, et mida see minu jaoks tähendab. Et mis nüüd tohib või mis nüüd ei tohi. Ja kui siis veel tuleb mingisugune kohtuotsus ka, kus Riigikohus ütleb, et me hakkame siin rohevõrgustikus teil kõiki raieid kaalutlema, siis just alles siin kirjutas üks inimene mulle ka, et kuulge, et me peame siit vallast üldse ära kolima, kui meil ei lubata siin elada. Niimoodi kõik on keelatud. Liiga emotsionaalne, nii hull see asi ei ole, aga ikkagi andmed on kohati ülimalt niimoodi ebatäpsed, aga kohustuslikult kasutatavad, kui me mingit tööd teeme. Ja vist hakkame ka kokkupoole võtma. Üldiselt ongi niimoodi, et kui me tööd teeme, me aitame KOV-idel vastata küsimustele, kus, kuidas, kui palju, aga KOV teeb neid otsused siis kas ja miks. Et siin me väga palju toetada ei saa, see on ikkagi ainult reaalselt nende otsused. Nüüd siis, ma ei tea, protestige mu jutu vastu, esitage küsimusi, mina muidu siis lõpetaksin. Suur tänu!